Nii, tere kõigile, et siis 22. november on siin Paliveres Kaubalu karjääris selline lahe üritus nagu Palivere Kickstart. Rohkem sellise hard enduro suunaga, kuigi põhirada on nii-öelda ikkagi kõigile läbitav, et põhirada meenutab pigem sükast võib-olla piksepinilaadset, et selles osa saab kõik sõidetud, aga lähen kohe siis rajale, näitan, kuidas see rada välja näeb, ilm on küll natuke kehva täna. Ja siis räägin ka, kus Adventure Class võib-olla sõidab ümber ja võib-olla mõned näpunäited, kuidas mingid osi sõita saab. Ja siis pärast lähme ka sinna X-Lubi sektsioonile ja siis seal räägin juba täpsemalt, mida seal saama hakkab. Rada peaks olema sükke 8-9 kilti pikk ja lisaks siis X-Loop ka. Et kindlasti on siin põnev, et siin on hästi mitmekülgne rada, et saab, kõigile on siin kindlasti midagi. Vaatame, proovime, kuidas see sõit välja näeb. Siia platsile tuleb nüüd boks ja ajavõtt ja start. Siin on stardipuu seal, see asukoht siin võib-olla võib muutuda, aga umbes siit see start on. Start läheb siit. Toon platsi peale, tuleb ettevaatlikult, see on suht libedalt. Vahepeal igast võistlusid olnud, et rada on peale piksepidi kindlasti muutunud. Nii, ja siin on nüüd esimene ja kohe tehniline ots. Adventure Classi alla auku ei tule, et Adventure Class läheb siit ülevalt kaarega. Proovin teha Adventure Classi rajad niimoodi, et need oleks ka aeglasemad põhirajad. Aga kõik klassid tulevad siia alla. Ja siin all on iseenesest on nagu lihtne, et läbi vee sealt mäest üles on kõige kiirem minna, aga kui see vesi peaks pehmeks minema või siukseks kahtlaseks, siis kas lähed siit nõlva pealt niimoodi või lähed sealt kaarega nõlva pealt, et lähen ka sealt praegu kaarega. Aga vesi, see liivapõhi tegelikult on suhteliselt isegi hästi kannab, et offroadi võistlused 4x4 veokad sõitsid siit kogu aeg läbi, et keegi siia alla maa sisse ei vajunud. Aga näitan kuule teile, kuidas siis ilma veeta siit minna. Palli pealt niimoodi. Ja siis, kas lähete siit äärest? Oi! Või lähete siit selle serva pealt. Ei ole väga järsk. Siit läheb kohe tagasi alla. Serva pealt. Siia. See rada on praegu kõik märgistamata, et märgistusel tuleb suht hilja. Aga püüame hakkama saada. Kindlasti saab rada korralikult märgistatud. Sellepärast muretsema edasi. Läheme siit liiva sisse. Natuke kihutamist. Ja Sirkin ei oska liivast sõita. Ja mõtlesime, jätame siukse lõikeka ka, kes tahab saab paremalt lõigata. Ka lahe koht. Lähme siit korra alla. Saab veits rahvale teha siin. Kohe alla tagasi. Ja sõida siit otse. Siit niimoodi. Rehvis paremalt poolt.
väike siksak. Natuke liiva. Ülilahe liivalõik. Siin teeme ka väikse vimka. Siit ei lähe paremale, et lähe hoopis vasakule. Väike uus lõik. Siin nüüd läheb Adventure Class, läheb siit paremat orust. Läheb lihtsamat teed pidi, aga kõik teised klassid peavad siit üles minema. Siit siukse kannakaga. Väga midagi hullu keerust ei ole. Ja siin on ka, kes tahab lõigata, läheb siit üle kivihunniku, teised lähevad kaarega. Väike laskumine, pool külge eest tulete siit ja kohe üles tagasi. Ei ole mingit pikka hoovõttu, natukene nikerdada. Siit. Adventure tuleb nüüd juba siia ka. Alla. Samamoodi peab siit ka Adventure üles saama. Et oma valik, kas te lähete siia alla Adventure'iga, kes siit ära ei keera, et suht kitsas keeramine, et lähed siia alla, tulete nagu ühe hooga. Siit kohe, ja siin ma pean natukene mõtlema või rääkima. See on siuke savine lõik, mis siin all kohe tekivad augud. Et seda me võib-olla muudame või me katsetame, kuidas see kestab siin. Aga praegu on juba probleem, et siin tuled alla ja selle savi auku sõidetakse kohe kinni, et võib üle lenksu lennata. Selle lõiguga vaatame veel, aga pigem tulge siin nagu rahulik. Näete, siuke auk tekib siin. Midagi me võtame sellega ette ka, siuke sohtliku kohtu sinna ei tule. Ja siis läheme siit alla. Võib siit läbi vee minna. Siin ei ole väga sügav. On ka siuke pull koht siin nüüd. Kõige riskivabam on siit vasakult minna. Aga saab ka sealt paremat, aga paremat on päris sügav. Et seda tuleks jalutada, vaadata, kui keegi tahab siit nagu kasutada teist teed. Aga selle väga ei ole mõtet. See on juhul, kui see tee on kinni, mis on vähe tõenäoline, et kui keegi siin ees on, siis saab paremalt kasutada. Aga pigem on vähe tõenäoline, et see kinni on. Aga noh, Adventure Class tuleb ka siit. Et võib olla siin ees küll kedagi. Munakivi pead jäävad. Nii, siit teeme nüüd siukse üle mäe sõidu. Adventure Class läheb ümber mäe paremat, aga kõik teised peavad siit mäest üles saama korra. Läheb nemad. Ja siis siit alla. Väike siuke tropp on siin, midagi hullu ei ole. Ja nüüd läheb siukseks metsasinkuks. Proovime võib-olla kõrgema rohu nagu veel natukene ära ka trimmerdada. Nagu päris siuke pimesi peab sõitma. Aga noh, siin pulli saab, nautida saab kõvasti, et siuksed läheb
väiksed hüpped. Selle puu me saeme ära siin. Siin samuti saime ära selle puu. See sinku on juba tuttav, kes Piksapinil käis. Lihtsalt sõidame seda vastupidi. Siit läheb paremal kohal. Mulle endale isiklikult väga meeldib see rada, siuke hästi mänguline lahe rada on. Siin on reaalselt nagu kõigile midagi. Me oleme selle rajaga päris kõvasti vaeva näinud, et selline lahe oleks. Kindlasti tulge osalega, ei pea kahetsema sellest rajast. Ja aidake kindlasti Läänemaal siis seda Endurot käima saada, et hetkel on kõik võistlused, kas on idas või lõunas, et prooviks siia poole Eestit ka tuua. See tuleb nüüd siuke ka lahe kõik. Jürkole kindlasti meeldib. Nagu skatepargis sõidaks. Nii lahe. Siin on uus lõik nüüd. Lihtsalt, et saaks natukene pikemaks rada. Siin on nüüd niisugune liivane koht jälle. Siin Adventure Class ei pea sealt seina pealt sõitma, aga teen selle raja niimoodi, et kes seina pealt sõita ei taha, et see rada on kindlasti aeglasem, et sealt seina pealt sõita on kiirem ja siis kes ei taha seina pealt, siis tõesti niisugust siksaki, et oleks aeglasem. Siuke lahe koht. Nagu surfaks mootorratta. Seda kohta peab vaatama, kuidas teeme. Tahaks aga puid kahjustada. Nii, nüüd jälle tuttav koht. Aga vastupidi. Muutunud, et me ei lähe siia üles, et alla niimoodi. Me oleme testinud seda rada ka juba Adventure Tartaga Yamaha Teneriga. Põhirada on igati läbitav. Maastikurehv peab all olema lihtsalt. Et see 50-50 nagu see tänava maastikurehvi seguga võib-olla läheb natuke keeruliseks, aga oskajamees teeb ära. Ja veel väikest ka. Võtate siia peale välja juba. Mõnus. Siin me proovime pimedada kindlasti seda muru vähemalt. Muru sees võib olla mingid asju peidud nagu see soon. Jõuame. Nii, teeületus. Seda tehke ettevaatlikult ja ärge palun tee peal väga peale andke, et ärme lõhu teid. Sõitke rahulikult üles. Plõgane lõik.
peab võib-olla mitu sood võtma. See on lahe. Märjad juurikad. Metsa sisse. Sõiduaeg on siis praegu, kui juhendis muutusi me ei ole teinud, siis on 3 tundi, välja arvatud Adventure Class, kes sõidab 1,5 tundi. Adventure Class peab siin nii palju maadlema, et 3 tundi läheb paljuks juba. Nii, siin on nüüd Adventure Class ei pea siia alla tulema, Adventure Class läheb ümber, kohe näitan, kus tagasi. Siit tuleb niimoodi väiksed minna, et ärge vastu puud sõitke. Ja siit läheb kohe üles. Ja Adventure Class tuleb siia ja kõik läheme siit juba pealt niimoodi vaikselt. Päris lahe koht. Alla. Siin on nüüd see Läänemaa Aidu. Siia tuleb ilmselt šikaan, mingi asi, seda hoogu maha võtta natuke. Muidu te kihutate siin tollitseda. Ja Adventure Class võib-olla läheb siit serva pealt üles, see veel selgub. Vaatame, kuidas siin teha saame. Karjääris on samuti nagu Piksepini reegel, et nende hunnikute peale ärge sõitke. Siin on meil Lääne tee karjääridega kokkulepe, et see on sorteeritud hunnik. Et see teeb neile kahju, kui me seal sõidame. Et palun austage seda. Ja siis lähme siit üles. Käe vähe järsem. Pulli saab. Ka tuttav lõik kõigile. Jälle tee ületus. Ärge hüppake siit. Ilmselt ei tea kedagi, kes siit üle tee veel hüppaks. Aga siin on nüüd, läheb jälle 8. Et Gold Silver Class läheb siit vasakule. Seal peab jälgima, et sinna vette ei kukuks, see vesi on sügav. Et kõik teised klassid, ka Adventure, Iron, Bronx, need lähevad siit paremat poolt. Ma kohe näitan, ma sõidan selle vasakpoole ära. Näitan, milline see oli ja siis tulen tagasi, näitan, kuidas siis teised klassid sõidavad. See vasak vesi, et see on sügav. Sinna ärge kukkuge. Nüüd tuleb siuke lahe pööre. Oskaja mees paneb siis võib-olla hästi üles, aga enam nii hästi ei oska. Ja läheb siit vasakule alla. Ja Bronx tuleb ka siia. Ma ütlen, kuidas Bronx, kõik teised klassid peale Silveri kulla tulevad siit.
läks nüüd see Gold ja Silver läks sinna alla. Bronx, Iron, Veteran, Adventure lähevad siit. Proovime ilusti ära märgistada. Tulevad siis paremat all. Saavad kokku kõik. Sadam hakkab, vaatame. Ma loodan, et jäi peale midagi. Saate puhata korda. Vaja üles. Siit saab paremat ka, niidame selle koha ära, siit oleks laiem. Siia alla ei tohi sõita kindlasti. Selle tee saame kinni panna. Läheme paremale. On siin veits saagi matta, aga me ragistame siis natukene. Alla. Kaikad koristame ära siit. Nii. Ja nüüd hakkab X-Loop, mis on lisasektsioon, mida peab sõitma Gold Silver Class iga ring, aga Bronx peab sõitma 3 tunni jooksul siis 2 ringi tegema. Ise valite, millal te siia lähete. X-Loopi lõpus on mees, kes paneb kirja numbrid, kes on käinud kõik. Et kindlasti on trahv, kui te ei ole läbinud seda. Trahv on karm. Et Bronx klass peaks 2 korda suutma ikka ära teha selle. Et on päris raske lõik. Gold Silver sõidavad kindlasti iga ring seda. Et saab põnev olema. Ma proovin ta nüüd läbi teha. Ma ei tea, kui hästi ma ise täna seda oskan sõita. Aga sõidame läbi, näitan, räägin. Ja siis näete viimase osa rajast ka ära, põhirajast. Üles. Nüüd lähme alla siit. Teine variant on ka alla minna. Päris järsk laskumine. Selle kivi proovime siit ära koristada. Nüüd X-Loopi esimene kõige raskem tõus. Siin on sisuliselt 1, 2, 3, 4, 5 varianti pluss ümbersõit, 6 varianti isegi, kuidas siit üles minna. Et on niisugune juurikane järsk. Et Oskamees siit võidab päris palju aega. Ma lähen praegu seda ümbersõidu teed pidi, et näitan, et Bronx Class saab ka siit hakkama. Aga kõige lihtsam see kiirematest soontest on siit üles astme peale ja sealt nurgast. Et näitan ümbersõidu ära praegu. Täna ei ole siit tuju siin jamada sellega. Aga ümbersõit on siit. Ja alla. Võib-olla lähme veel siit alla pikemaks.
teine mees pani juba otse mäest üles, oskaja mees. Kõik, kes ülesse tulevad, sest teil on palju ruumi ei ole siin, paneme ilusti märgistame ära, et ei saa siit väga sõita. Et nii kui üles jõuate, peate kohe ära keerama. Lähete siit. Laskumine, kus tuleb Rock Garden kohe. Siia me teeme veel üllatuse ka. Praegu on ta niimoodi. Rock Garden ja mäest üles, siin on 2 soont. Keskmine on siuke suht natuke keerulisem, parempoolne on lihtne. Kes riskida ei taha, läheb parema, pole hullu midagi. Ja kohe tuleb ära keerata. Ja siit alla jälle. Tuleb järgmine trikimägi. Siit tuleb nüüd üles minna siuke libe. Saab diagonaali siin mäe pealt, tuleb kohe paremale keerata. Et siin on ka mitu varianti, lähete siit vasakult, panete üle juurika sealt, tuleks jalutada kindlasti läbi. Ja täna siit küll ei taha minna. Läheme siit tagant poolt. Tundub ka natuke libe, aga proovime. Ja kõige hullem. Ja siit paremale. Nüüd kohe põmm vasakul alla. Selle lindi saame ära uristada siit. Ja siin on jälle 2 varianti, kuidas üles minna. Parem pool on hästi lihtne. Keegi paremal ees on, saate vasakult minna. Parema võib-olla teeme raskemaks, natuke paneme siia äkki mingi palgi ette. Vaatame, mõtleme. Aga on 2 varianti. On siit paremalt praegu. Paremale. Krossi rajal kõva andmine käib. Siit tuleb nüüd alla minna. Küll libe. Libel laskumine. Siuke viimane tõus. Kõige hullem ei ole, sest me oleme sõitnud päris palju juba. Mitu varianti on. Kaarega saab hoogu võtta. Oskaja mees saab siit ette lõigata kohe. 4 soont. Paremalt teine on siuke keeruline, seal on veits aukus. Aga põhimõtteliselt otse vasakule ja 2 paremat, kõik lähevad üles. Ja ülevalt läheb kohe paremale. Nii, ja siit lähme alla. Viimane laskumine. Ja siis ongi X-klubi lõpp. Sõidame põhiraja juurde tagasi. Servast niimoodi.
tagasi põhirajal. Tuletan meelde, et Adventure siia ei tule, Iron siia ei tule, seda X-Loopi ja Bronx tuleb 2 korda, Veteran ei tule, et see on siuke edasi jõudnud, siuke lahe koht, et vähe keerulisem, et kindlasti saate proovile panna, kui muidu räägite, kus kõva mees on, siis seal tulevad kohad mööda välja ja siis läheb põhirada edasi. Siit läheb ka Adventure üles, ei ole probleemi. Aga mida Adventure ei tee, Adventure ei lähe siit paremale alla, Adventure läheb otse, läheb ringiga. Siin tuleb üks orulõik, see on ka kõigile sees. Vaadata, et vastu kivi ei sõida siin. Teeme juurde ruumi siia, praegu ei ole jõudnud lihtsalt. Siia alla kraavi. Kraavis on kive ja lamab. Ja kohe siis parem. Ja Adventure tuleb sealt ringiga niimoodi siia kraavi pealt. See on tavaline tee, mööda teed tuleb. Ma loodan, et jääb midagi peale, et mudu vihm hakkab sada. Teeme vasakule. Siin nüüd me lähme siia põhimäe juurde. Adventure klassi põhimäkke ei lähe. Adventure jätab selle mäe, jätab vahele, siit läheb siit otse. See on siuke Adventure klassile natuke keeruline mägi, aga kõik teised klassid tulevad ikka sinna mäe. Kes Piksepini käis, on seda mäge varem sõitnud juba. Seal said kõik ilusti hakkama selle. Ja ei jäta palju ruumi sinna hoovõtuks. Siit nendest puudest läheb. Oot, see on auk siin. Äge nii tehke. Ja siis lähme alla. Ega mitu varianti, kuidas alla saab. Siit tuleb nüüd kõigile väike siuke mäkke tõus. Arvan, jätame selle hoovõtu ka siia, et see võib minna muidu väga siukseks kahtlaseks. Ja siit ülevad kohe siia alla vette. Kaar. Ja siit saab Adventure saab paremalt vaikselt minna. Siit on kiirem. Kohe alla tagasi. Ja nüüd siit üles ei lähe. Adventure, kes tahab, läheb siit kergemat teed pidi. Siit väikse künka peale ja kohe vasakule. Ja kiired mehed panevad siit otse. Ka väga hullu ei ole. Näitan, kuidas Adventure läheb. Siia künka peale. Ja siit vaikselt niimoodi. Siia peale.
alla. Ja oleme tagasi liivas. Ja siit me keerame paremale üles. Platoo. Siia võib-olla teeme mingit pulli veel. Toimub. Jah. Ja siis tagasi. Ümber maja. Seda osa veel mõtleme. Oi, vabandust. Läksin valesti. Ja siit alla. Ja siin on ajavõtt. Võib-olla. Kuskil siin on. Kindlasti ta ei ole kolmnurkne, et on ikka ilus väravaga. Selline ta meil on siis. Ma loodan, et saite hea pildi ja minu arust on ülivägev rada, et siin on absoluutselt kõigile midagi ja hästi nauditav rada on. Ei ole lepa padrikus muda sees sõitmine, et siin on absoluutselt kõike. Ja kindlasti eelregistreerige võimalikult vara, et me saaks teada, palju teid tulemas on. Siis me saame ka paremini arvestada, kuna see on meil omapäi ikkagi esimene üritus. Et siis ja kindlasti tulge ja levitage sõpradele, sest see on minu arust üks vägemaid kohti, kus sõita, kus võistelda ja proovime seda siis paremini käima saada. Võib-olla oleks siin isegi hea mingi superenduurot teha ja siuks iganes öösõitu. Et näidake huvi, tulge, vaadake, proovige. Luban, et on hea. Ja siis kohtume 22. november.